Meedia jaguneb laias laastus 4: internet, televisioon, raadio ja ajakirjandus. Meie 3 intervjueerijat selgitavad kohe välja, mida Tallinna Kunstigümnaasiumi noored arvavad sellest teemast. Millist meediat kasutab? Interneti ja meediat. Aga miks? See, mis on odavam. Millist internetileheküljelt te seda vaatate? Delfi lehelt. Interneti meediat. Aga miks? Sest et seal on kõige rohkem informatsiooni. Aga millist lehekülge te kasutate selle jaoks? Hästi palju erinevaid. On ka ajalehed ja õhtulehed, mis seal on. Aga kas te näiteks Delfit vaatate? Jah. Internetis Delfit ainult. Aga miks? Sest et ma ei ole mitte kunagi uudiste ajal kodus. Tere noored! Millist meediat te kasutate? Igasugust, mis leiab, igalt poolt tuleb, siis kasutangi, mida leian. Kas arvutit? Telekat, raadiot, kõike. Mis infoallikas on siis kõige parem? Mis mõttes nagu? Nagu kas Reporter Kanal 2 või TV3? Ma ei tea, infoallikana, äkki mingi TV3 või midagi sükest. No näiteks, Reporter on rohkem sükene meelelahutuse teema. Millist meediat te kasutate? Ma ei tea, telekat ja... Ja miks just telekas? Ma ei tea, sest tuleb huvitavaid saateid ja... Aga mis on teie lemmiksaade siis? Ma ei tea, ma ei oska öelda. Aga milline lemmikuudiste saade? No ma arvan, et ma kõige rohkem vaatan äkki Reporterit. Tere! Millist meediat kõige rohkem tarbite? Ma ei tea, kõike. Kas nagu interneti, telekat, ajalehti või raadiot? Kõige rohkem vaba. Mis teid kõige rohkem huvitab internetis tavaliselt? Sõprade tegevused ehk siis Facebook. Tänase päeva noori seostatakse automaatselt internetiga. Üha enam tuleb juurde inimesi, kes on internetiga ühenduses igal pool, kuhu nad oma sammud seavad. Vanem generatsioon, kes on jäänud truuks ajalehtedele, heidab meile tihti ette suletust muule maailmale. Ajaleht kui selline eksisteerib endiselt ka noorte jaoks. Lugemus on küll vähenenud, kuid siiski mitte kadunud ning endast ning ümbritsevast lugupidav noor loeb ka lehti. Ajakirjandus käib samuti moega kaasas ning ammu olemasolevatele interneti väljaannetele on lisandunud ka ajakirjanduse väljaannete versioonid nutitelefonidele ning seda võimalust kasutavad peaaegu kõik, kellel vastav seade olemas on. Kuigi ka raadio on omale kodu lisaks Macile internetis leidnud, on see üks vähestest meediaväljaannetest, mida kasutatakse endiselt rohkem oma algupärases väljundis. Tavaliselt teeme seda kas autoga kooli sõites või hommikuti köögis, kuid sellest vähesest ajast olenemata pole see noorte jaoks siiski kadunud. Televiisori ette on naelutatud vähesed. Noorukile, kes käib peale kooli ka huviringides või on usin õppija, jääb vähe aega teleka vaatamiseks. Uudiste saateid vaadatakse pigem vähe, sest uudise janu on juba kustunud eelkõige internetis või ajalehti lugedes. Noorteni jõuavad saated, mis on osavalt turustatud ning milles osalevad nendeealised inimesed. Vaatamisnaudingut vähendavad pikad reklaamipausid. Millist meediat te kõige rohkem tarbite? Ilmselt internetti. Mida te täpsemalt internetis kõige rohkem nagu vaatate? No iseenesest õpetajana vaatan tihtipeale igasuguseid ideid, töid, mis tehtud, mis minu valdkonda puudutavad, animatsiooni, disaini, aga no kindlasti uudiseid loen. Millised uudiseid te rohkem loete? Kas sellist rohkem kollast kirjandust või nagu tõsisemat? Nii ja naa, oleneb, mis päevakajaline on, ütleme nii, et mis mul kõige esimene lahtine tuleb, on ilmselt Postimees. Millist meediat tarbitegi rohkem? Interneti, et kõik, kui vähegi, no ma eriti väga palju uudiseid ei loe, et ajakirju ajalehtiga vähem, aga internet on peamine. Aga mis allikas on teie jaoks kõige usaldusväärsem? ETV.ee Ja midagi muud välismaakanaleid? Jah, Saksamaa mingisugused need, mis on ka mingisugused Saksa kus räägitakse võib-olla ka alternatiivsetest uudistest, ka mitte need, mis põhimeediasse jõuavad, et neid ka vaatan aega.
Küsitlesime Tallinna Kunstigümnaasiumi 54 põhikooli ja gümnaasiumi õpilast ning selgus, et 74% vastanutest kasutab internetti iga päev, mis on suures ülekaalus võrreldes ajalehtede, raadio ja televisiooniga, mida tarbitakse igapäevaselt vastavalt 26, 35 ja 67%. Ajalehtede lugemus pole kuigi suur, arvestades, et 63% vastanutest saavad uudised kätte juba internetist. Eelistatavim internetiportaal on Delfi 59%-ga. 87% küsitletutest peab interneti tähtsaks informatsiooni allikaks. Seega pole selle ülekaal teiste meediumite suhtes imekspandav. Üks eelistatamaid raadiojaamu 41%-ga on Star FM. Raadiot peab tähtsaks informatsiooni allikaks vaid 20% küsitletud õpilastest. Siis ajalehtede seas on seda juba Postimees 30%-ga. 61% vastanutest jälgib uudiseid ka telerist ning 52% peab seda tähtsaks informatsiooni allikaks. Õpilaste seas on vaadatuim uudistesaade Reporter. Seda eelistab 56% vastanutest. Nagu selgus, siis Tallinna Kunstigümnaasiumi noored eelistavad kõige rohkem internetti, just seda oma mugavuse ja kiire kättesaadavuse tõttu ning noored tahavad olla kontaktis oma sõpradega. Ajalehed ja muu meedia on üsna vähe tarbitav, sest et igal ajal omad võlud. Mihkel Kormašov, Taavi Muide, Katriin Oll, Egle Mikko ja Mariann Rand projekti teise pilguga jaoks.